Tänase koolituse teema on aruanded. Aruanded leiate peamenüüst punkti aruanded all ja siit valides kas või esimese valiku kuvatakse kõiki aruandeid siin vasakus külgribas. Nii et külgriba ei ole mõistlik sulgeda, sest siis on aruandeid oluliselt vähem. Müügikäibe aruanne kõigepealt. Kõik siin filtris kuvatavad väljad võivad piirata aruandeid ja tavaliselt antakse konkreetne periood, mille kohta tahetakse aruannet saada. Antud juhul näiteks jooksev kuu. Kusjuures sellesse aruandesse kuvataksegi kõik müügikäivet tekitavad dokumendid või nende dokumentide alusel müügid ja just nimelt müügidokumendi kuupäeva järgi. Seejärel, kui filtris on vastavad piirangud antud, näiteks kas kuvada komplekttoodete müüki komponentide kaupa, aga võib-olla mõistlikum üldise müügi saamiseks hoopis komplektidena kuvada, mida teha kinkekaartide enda müügiga, kas müük ilma kinkekaartideta või siis koos kinkekaartidega, et nii, kuidas parasjagu vajalik on. Ja edasi alla kerides kõik need sinisega kuvatud aruanded annavad siis tulemust. Võib-olla kõige esimene ülevaatlik aruanne on müügikoond. Ta toob suhteliselt lühidalt selle info välja. Kuna tegemist on jooksva perioodi andmetega, siis vaadake kindlasti, et see koostamise ajahetk on värske, antud juhul ta on nii, aga kui ta oleks varasem, siis lihtsalt tehke klikk värskenda, et ta laadiks uued andmed. Ja tõesti ta toob kokku valiku põhjal neto-brutomüügi käibemaksu ja ilma käibemaksuta müügisumma ja nullkäibemaksuga müügisumma ja rohkem ta ei toogi, aga siit ei oska midagi arvata, et kus see asi kokku tuleb. Et seepärast ma soovitan alati võtta ikkagi müügidokumentide kaupa, kuigi see võib teatud firmadel olla hästi mahukas, siis jällegi tuleks kontrollida, et see ajahetk on värske, aga kerides siia alla serva kuvatakse tegelikult täpselt samamoodi siis need numbrid, netomüük, käibemaks ise, brutomüük, allahindlused, et need tuuakse siis täpselt samamoodi välja. Nüüd kõik need sinised on lingid, siin klikkides avatakse siis antud arve, selle võib lahti võtta, vaadata toodete ridu, vaadata siit informatsiooni, võtta tootekaart veel omakorda lahti, siit i kaudu. Nii et siit kaudu võib tegelikult täpselt veenduda, miks tulemus oli just nimelt selline, nagu siin esitati. Kui saab päises klikkides tekitada sellise noole, siis saab ka sorteerida. Et päris kõiki välju ei ole võimalik sorteerida, aga antud juhul siis müüdavad kogust, netomüüki ja nii edasi on võimalik sorteerida, saades nii edetabeleid. Kui klikkida sama aruande järel sulgudes oleval sõnal Excel,
siis tuuakse sama aruanne Excelisse, laaditakse alla ja seda saab siis käivitada ja vaadata seda Exceli aruannet. Käivitab selle sama aruande siis Excelina. Ja kuna Excel võimaldab erinevaid graafilisi kujutamisi teha, siis võib seda tabelit nii töödelda, et te saate just sellise informatsiooni kätte. Siin müükdokumentide kaupa ehk müügikäibe aruandes üldisemalt võetakse siis müügikäivet tekitavad dokumendid ehk teiste sõnadega siia tulevad arvesaatelehed, sularahaarved, kreeditarved ja kui eristatakse saatelehti kui laodokumenti ja arvet nende alusel kui maksmise dokumenti, siis siia tulevad just nimelt arved ja nad tulevad siis dokumendi enda kuupäeva järgi. Siin on üks näide, üks konkreetne dokument, mille dokumendi kuupäev on 29. kuupäeva on muudetud, aga tegelikult kinnitati see arve 30. kuupäevaga. Ja nagu näha, siin kajastub ta just nimelt dokumendi enda kuupäevaga. Siia aruandesse ei võeta ei pakkumisi, ei tellimusi, ükskõik mis staatusega, ei ettemaksuarveid, sest need ei kvalifitseeru müügidokumentidena. Võttes sama aruande jooksva kuu kohta päevade kaupa, annab programm siis kõikide müügipäevade kohta samasuguse info. Lisaks on võimalik võtta konkreetse valitud päeva kokkuvõte, mis siis kuvab kokku selle päeva müügikoondi, laekumised ja müügitöötajate lõikes ehk arvekoostajate lõikes. Ka võib võtta nädalapäevade lõikes, et vaadata, millised päevad on müük aktiivsem ja seda kuvatakse siis ka sellise graafikuna, et ta liidab siis antud kuu kõik teisipäevad, neljapäevad ja reeded kokku, piltlikult öeldes, sest esmaspäeval, kolmapäeval, laupäeval, pühapäeval pole müüki toimunud ja kuvab seda taoliselt graafikuna. Ja samamoodi on võimalik võtta tundide lõikes ehk siin on siis läbi kogu kuu näha, et enamik müüke jääb 9 ja 12 vahele, et teisi müüke on kadu vähe ja kuvab seda siis ka nii-öelda graafikuna. Kui nüüd me võtsime toodete kaupa müügi, siis siin on tõesti võimalik ka sorteerida, kas siis müüdud koguse lõikes väiksemast suuremaks või vastupidi suuremast väiksemaks. Aga kuna me tegelikult müüme maatrikstoodete variatsioone, siis siia kuvataksegi konkreetseid variatsioone, siis akrüülvärvidel praegu, mida on müüdud. Samas võttes maatrikstoodete kaupa aruande, võtab ta kõik need maatrikstooted kokku ühele reale, see 25 koodiga, kus olid erinevad värvid, on siin siis ühe reana ja see kogus summeeritakse kokku. Et need, kes ei taha neid
variatsioone aruandes näha, saavad siis ka aruannet vaadata. Ja veel on maatriks tootekaupa võimalik nii, et tuuakse välja ka siis antud maatrikstoode nii variatsioonidena kui ka kokku. Ja loomulikult ka kõik muu, et me võime võtta müügi tootegruppide lõikes, kuvataksegi siis kõiki neid tootegruppe ja ka peagruppe, kuhu need tootegrupid kuuluvad ja tootegrupid siis sisaldavad juba endas konkreetsemalt tooteid. Aga võib ka võtta tootegruppide ja toodete lõikes, siis vastavalt tuuakse kõik tooted, aga ka tootegrupp kokku. Aga siis see tootegrupp, kuhu meil tooted kuuluvad, võib aga ka võtta põhigruppide või kategooriate lõikes. Et siin juba siis sellist jaotamist värvideks, paberiteks ei ole, et lihtsalt need on siis kõik tooted. No see sõltub kõik, milline tootepuu või tootegruppide siis puu on olemas. Et siin on siis näha, millele see antud juhul siis tugineb. Ja ega siit toodete kaupa palju rohkem ei oskagi rääkida. Et kindlasti võib siit veel võtta hankijate kaupa, tootekaardis olevate hankijate kaupa teiste sõnadega, tooteseeriate kaupa, kaubamärkide kaupa, toodete kaupa, kus tuuakse välja ka kõik laoseisud, kaks ühes nii-öelda. Loomulikult saab aruannet võtta klientide või kliendihaldurite, kliendigruppide, kui tegevusala on ka määratud, siis ka tegevusalade kaupa, kaupluste kaupa, kassade kaupa, kassapidajate kaupa, et kõik see on võimalik. Võib-olla pakub huvi laekumata arved, et on siin siis kaks režiimi maksjate või klientide lõikes vastavalt. Ja võttes klientide arved ja klientide saldoteatised kuvatakse tegelikult siis saldoteateid antud hetkeseisuga, mis siis aruandepäises oli olemas. Ja põhimõtteliselt saab siit siis nii saldo väljavõtet võtta, saldo teatist kui ka maksemeenutust. Võib-olla loogilisem tee on võtta seda sama aruannet kliendid ja saldod maksemeenutused alt. Siit saab anda siis saldoteatiste perioodi täpselt samamoodi. Vaikimisi kuvatakse eelmise kuu seisuga, jooksva kuu jaoks tuleb ta siis valida ja ka siin on, kuidas see aruanne koostatakse, kas arve maksja või kliendi lõikes, vaikimisi on maksja ja laekumata arved, kliendide saldoteatised toob siis selle informatsiooni välja. Klikkides antud kliendi saldo väljavõtte kuvatakse kõik tema arved. Punasega on siis need, mis on tasumata, et neid loetakse siis tasumata arveteks. Lisaks on võimalik võtta saldoteatis välja. Lisaks on võimalik seda saldoteatist e-postiga saata siis konkreetsele aadressile, mida siia märgitakse. Või võtta siis maksemeenutus
trükkida ta välja või saata see e-postiga. Loomulikult saab alati võtta ka seda kliendi alt, aga siis muidugi iga kliendi kohta eraldi, valides kliendid, kõik kliendid, valides konkreetse kliendi välja, avades tema kaardi, võib juba tema nii-öelda saldot vaadata konkreetsemalt siit, et siin on näha, et krediidilimiit on ületatud, vaba limiit on juba lausa negatiivne, võib võtta selle saldo välja, võtta kohe siit, annab sama tulemuse, aga lisaks võib kliendi kaardilt F4 valida ja ka siit võib saldo välja võtta. Võib võtta üle tähtaja arved konkreetsemalt, märkida siia kommentaarid, salvestada, mida saab siis ka hiljem vaadata. Lihtsalt kliendi arved ja laekumised annab hea ülevaate. Aga samamoodi ka saldo teatise, aga nüüd muidugi ainult selle konkreetse kliendi oma. Maksemeenutuse ja ka siit saab neid mõlemaid siis e-postiga saata. Jätkame aruanded ja müük müügikäibega. Vaikimisi jooksev kuu taaskord. Aga seda sama saab siis ka siit kliendi arved valitud perioodil, et tuuakse välja. Aga siit peaks nagu selle kliendi konkreetsemalt välja valima, sest antud juhul ta isegi ei kuva neid. Et selleks peaks siia päisesse siis infoga sisestama. Ja saldo aruanne täpselt samamoodi, et ta kuvab siis tõepoolest kokku võtvalt, et ridu välja ei too, aga info on siis olemas ja muidugi võib ka siit saldo välja võtta või saldo teatise võtta. Aga siin on ka selline aruanne vaari all nagu kogumaht erinevate pakkematerjalide lõikes. See eeldab eraldi siis pakendi aruande lisamist kontole. See eeldab ka, kui ma selle aruande võtan, et meil oleks toodetel küljes pakendi liik ja ka kaal igal tootel siis kilogrammides eraldi. Kui ma võtan toodete kaupa, võtan siit praegu esimese tootekatalogi, siis põhimõtteliselt on siin näha, et on valitud müügipakend kartong 0,02 ja samas on ka pakendiliik valitud müügipakend. Et see on siis eeldus, et toodetel on esiteks need pakendiväljad ja siis ka need vastavad väärtused, liigi ja siis pakendikaaluga vastavas lahtris. Ja siis tõepoolest seda ka kõike kuvatakse. Aga ta on alati praegusel juhul müügi poole pealt vaadatud, et ostu kohta sellist aruannet hetkel veel ei ole. Järgmiseks müük laokäibe aruanne, et ta on suht sarnane, tal on filter on äravahetamiseni sarnane. Tõsi, lihtsalt ei ole siin seda nii-öelda kinkekaardi teemat, et sellist valikut ei ole, et näita kinkekaarte või ära näita või midagi sellist. Aga täpselt samamoodi on ka siin komplekttoodete kohta võimalik võtta ja arvates, et tegelikult komplektil endal ju laohinda tegelikult ju eriti ei ole, et ta on läbi komponentide, siis siin on võib-olla mõistlik võtta kindlasti ka komponentide kaupa.
valime perioodi, võib-olla määrame vastava lao. Ja ma võtan ka praegu siis dokumentide kaupa. Siia tuuakse kõik laokäivet ehk lao liikumist tekitavad müügidokumendid, milleks on siis arve saateleht, sularahaarve, krediitarve ja kui eristatakse saatelehti ja arveid, siis siia tuleb just nimelt saatelehe pool. Ja siia tuleb alati siis dokument kinnitamise kuupäeva ehk laokande kuupäeva järgi. Et seesama arve saateleht, mida me ka müügikäibe aruande alt vaatasime, oli meil ju tegelikult kuupäevaga 29, aga me kinnitasime ja tarne kuupäevaks läks siis 30. kuupäev. Ehk siin ta kajastubki siis 30. kuupäeva all. Põhimõtted samad, vaadake, et kuupäev on õige ja kellaaeg, kui vaja värskendage, kõik sinised on lingid. Ja siia tuuakse siis välja alati müük laohinnas, netomüük, kui on siis ka allahindlus, ja selle tulemusena, et siin on müük laohinnas ja netomüük, saab arvutada siis müügikasumi. See on netomüük miinus müük laohinnas vahe. See on siis konkreetne rahaline kasum. Ja et see oleks ülevaatlikum, on siia toodud seesama müügikasumi osatähtsust netomüügi summasse ehk siis kasumi protsendina ja ka juurdehindlusprotsendina, mis on siis selle müügikasumi number väljendatud müügilao hinnas summaliselt ja protsendina siis kuvatud ehk juurdehindlus. Aga täpselt nii nagu müügikäibe aruandes on siin täpselt samamoodi võetav ka päevade kaupa, päevakokkuvõte, nädalapäevade lõikes, tundide lõikes, kõikide kliendikategooriate lõikes, kaupluste, kassapidajate lõikes, toodete kaupa või maatrikstoodete kaupa, tootegruppide, põhigruppide, hankjate, tooteseeriate, kaubamärkide lõikes, et muus osas kõik sama, vaid selle nüansiga, et siia tuuakse välja konkreetselt kasuminumber. Ost järgmiseks. Ost võtab arvesse siis kõik ostudokumendid ja nüüd nendel kontodel, kus eristatakse ostusaatelehti ja ostuarveid, on ka aruande liigi valik aruannet võttes. Ja selleks on siis kas laokäive, kus kajastuvad ostuarve saatelehed ja ostusaatelehed, ehk me eeldame, et toimub siis lao liikumine, või siis ostukäive, kuhu tulevad siis ostuarve saatelehed või ostuarved, ehk on siis see dokument, mille alusel me hankijale tasume. Ja võtaks praegu siis näiteks dokumentide kaupa. Kui selline üldine raamatupidamislik aruanne. Kuvatakse antud perioodi siis vastavaid ostudokumente, kuvatakse hankija, ostetud kogus kokku, kusjuures see võib väga teoreetiline number olla, sest siin võidakse lisada kokku
või liita kokku nii jooksvad meetrid, tükid, kilogrammid, milliliitrid, et erinevad ühikud piltlikult öeldes. Ostudokumentides on alati ostusumma käibemaksuta, see on ka siis dokumendil näha, eraldi on lisanduvad kulud, võtan selle lahti ja selle dokumendi ja lisanduvad kulud, näete, lisanduvad kulud ja kuidas siis on jagatud. Vastavalt siia siis kajastatakse ka neid lisanduvaid kulusid ja siis tuuakse veel välja see netosumma pluss lisanduvad kulud ühe numbrina. Ehk see peaks olema siis tegelikult dokumendi summa kokku. Ilma käibemaksuta. Lisaks tuuakse välja ostukäibemaks. Igal ostuarvel on siis käibemaks eraldi välja toodud, kui ta on olemas. Ja summa laohinnast siis tuuakse ka välja. Aga samamoodi on võimalik võtta dokumendi ridade kaupa, hankijate kaupa, toodete kaupa, tootegruppide kaubamärkide kaupa või siis koondina. Ostukoond siis toob lihtsalt välja siis kõik need numbrid ilma ridadeta. Kuid kas siin on ka võimalik nüüd juhul, kui on kasutuses üldseadetes selline parameeter nagu lülita sisse tarnekuupäevade jälgimine ostu- ja müügitellimustel, siis saab jälgida ka hilinenud tarneid, mis kuvab siis kõik need, mis on praegu lubatud tarnekuupäevaks saabumata ja ka saabumata ostutellimusi, mis on siis antud hetkeks üldse saabumata. Et ka need ostutellimused on siit siis avatavad ja ülevaadatavad. Arvelevõtmiste koond. Kõigepealt, kust arvelevõtmised võivad tekkida? Järgmised võimalused. Kõigepealt me võime ladu ja arvelevõtmise aktid alt kirjeldada uue arvelevõtmise akti ja kui me ta kinnitame, kajastub ta kinnitamise kuupäeva järgi siis arvelevõtmiste all. See on üks variant. Teine variant on see, et me teeme ladu PIM, võtan tootekatalogi lahti ja sisuliselt avan tootekaardi ladu ja juhul, kui mul on informatiivne laohind olemas, saan konkreetses laos kirjutada koguse üle, antud juhul siis ühe võrra suuremaks ja salvestada. Programm tekitab vaid sellele tootele arvelevõtmise akti siis kogusega 1 ja laohinnaga 25. Kontrollime. Ladu, arvelevõtmise aktid, akt 35 tänasest päevast ja on tõepoolest näha, et üks aku siis arvele võeti. Kolmandaks variandiks on, et sellel kontol on tehtud toodete import koos koguste ja laohindadega. Ka sellisel juhul tekitatakse arvelevõtmise akt. Ja veel neljas variant on, et programmis on tehtud inventuuri programmiga siis inventuur, see on kinnitatud ja nüüd, kui oli vaja toodete
laoseisu suurendada, siis vormistati selle käigus arvelevõtmise akt. Kui see ka kinnitati, siis ka see kajastub selles aruandes. Et kõik need 4 tegevust siis toovad meile arvelevõtmiste koondisse valitud perioodil siis aktid välja, praegu siin positsioonidena, ja toob välja ka siis seda lao jääki suurendava summa. Vastupidine tegevus on ladu- ja mahakandmise aktid, et kui on vormistatud mahakandmise akt, siis mahakandmise aktil on öeldud põhjuskood, neid saab ise juurde kirjeldada seadete alt ja dokumendi kohaselt siis valitakse välja. Ja jällegi, kui dokument, mahakandmise akt on kinnitatud, siis selle kinnitamise hetke alusel ilmub ta mahakandmiste koondisse. Lisaks sellele on võimalik siit tootekataloogist, nii nagu me suurendasime, on võimalik ka siis laokogust vähendada, et kui ma siin selle koguse väiksemaks redigeerin või korrigeerin, siis vastavalt tegelikule FIFO-põhisele lao hinnale selles laos vähendatakse ka lao jääki. Ja veel võib tekkida siis samamoodi inventuuriga, et nende toodete osas, mis olid puudu, koostab siis programm mahakandmise akti ja seda põhjuskoodi võib siis hiljem muuta, aga põhimõtteliselt võtab ta vaikimisi kõige esimese loetelus oleva. Aruanded, mahakandmiste koond siis vastavalt toob välja antud perioodil kinnitatud mahakandmise aktid ja põhjuskoodide lõikes, et iga põhjuskood eraldi summana ja ka kokku. Edasi laoliikumiste koond. Laoliikumine eeldab, et meil on vähemalt kirjeldatud 2 ladu. Nii nagu ta antud juhul on. Kui ma võtan ladu ja laod kauplused, siis antud kontol on neid juba 4 tükki. Aga 2 on siis miinimum, et laoliikumist teha. Vormistatakse seda ladu ja laoliikumised alt. Konkreetsele laoliikumisele võib eelneda veel ka laoliikumise tellimus. Tellimus sinna aruandesse aluseks ei lähe, küll aga laoliikumine ise, kui ta on kinnitatud ja jällegi kinnitamise hetke kuupäevaga. Aruanne ise on aruanded, laoliikumiste koond. Saab märkida ka kus laost, näiteks põhilaost, kuhu lattu, periood, dokumendi liiki saab ka valida, võib ka tegelikult tellimuse võtta ja laoliikumiste koond. Kuvab siis antud summad, kui suures summas on kaupa ühest laost teise liigutatud. Et kogu firma raamatupidamise seisukohalt ei pruugi laoliikumine siis filiaalide vahel kaupa liigutades midagi tekitada, kui aga on võetud kasutusele nii-öelda kliendi realisatsiooni laod on kirjeldatud, ehk sisuliselt, kui me pealaost liigutame kliendi lattu kaupa, siis me seda kliendi ladu enam nagu ei arvesta enda laojäägina, siis muidugi tuleb ka konkreetsed laoliikumise aruanded igakuiselt
arvesse võtta. Järgmiseks tegevused. Tegevus kui selline eeldab kalendri ja tegevuste kasutamist. Ja loomulikult saab siia anda jällegi kitsendusi, vaikimisi siis jällegi jooksev periood ja võttes tegevused, kuvab ta siis ajaliselt kõiki tegevusi, et antud tegevuskoosolek on siis siin taoliselt kirjeldatud, et millal toimus, mis algus, mis lõppkellaga, staatus on lõpetatud, kes sisestas, punased väljad on siis kohustuslikud, mis liiki tegevusega tegemist on ja vastavalt tuleb ta siis ka sellesse aruandesse. Sisuliselt võib niimoodi arvestada mingid tehtud tööd ja selle ajakulu. Järgmiseks laoseis. Kindlasti vaadake eraldi laovarude täiendamist ja ostu koondplaneerimist, mis on ka siin laoseisu aruande all, aga see kuulub rohkem kauba kas laoliikumise tellimuse või ostutellimuste koostamise juurde ja siin ei käsitleks, küll aga saab siin filtris siis võtta tegelikke laoaruandeid samamoodi, andes siis kitsendusi ja valides konkreetse lao näiteks ja kõik laoseisud positiivsed, negatiivsed. Siin kuvatakse siis kõiki laoseise, tootekood, toote nimetus, toote seeria ja alati siis kui palju on vaba, kui palju on broneeritud ja broneeritud on siis alati kinni kas pakkumistes, tellimustes, töökäskudes poolikult või siis ka lao liikumise tellimustes. Aga tellimused on siis tegelikult ostutellimused, mida kuvatakse, mille alusel me ootame hoopis kaupa sisse. Siin kuvatakse ka siis nii-öelda keskmist ostuhinda ja laojääki ostuhinnas, aga samamoodi ka keskmist laohinda ja summat laohinnas, aga ka tegelikult müügihindades, mida siis keegi väga ei arvesta ka. Ja on ka lao päevade arv, ehk siin on siis päevade arv, kui palju kõige varem sisse tulnud, aga maha müümata partii laos on olnud. Saab siit võtta ka tootearuande ja ka kohe müügiaruande selle toote kohta siis. Kui kõik laoseisu positiivsed ja negatiivsed vaadata, siis siin on võimalik võtta seda sama aruannet ka Excelina, taas klikkides sõnal Excel. Ja sama väljund on siis Excelina, samad väljad kõik. Ainult, et sellega võib siis edasi töödeldes saada hoopis teistsuguseid väljundeid.
kui kõik laoseisud positiivsed, negatiivsed võttis nii positiivse kui negatiivsed laoseisud ja jättis nullised välja, siis laoseisud toodete lõikes võtab vaid positiivse, nulljäägiga null ja negatiivse laoseisuga tooted vaid negatiivse laojäägi. Et vastavalt, milline aruanne valitakse. Võib võtta laoseise ka tootegruppide lõikes, et siis on nii tooted kui ka tootegrupp, kuhu see toode kuulub, ära toodud, aga miinuseks on jällegi, et siin on ainult koguseliselt, et tegelikult ei ole ühtegi summat välja toodud. Laoseisu maatriksaruanne kuvab aga sootuks teistmoodi, et selles väljundis on siis keskendutud taas kogusele, et väärtusi välja toodud ei ole, küll aga on siis erinevate dimensioonide lõikes siis need väärtused välja toodud. Või kogused õigemini. On võimalik ka võtta laoseisu maatriksaruanne, kus kuvatakse ka perioodi ostu ja müüki, saab siis seda perioodi selle aruande jaoks valida ja aruanne siis jooksva perioodi kohta praegu, jooksva kuu kohta on siis midagi sellist. Et siin kuvatakse nüüd maatrikstoodet ennast, ilma variatsioonideta, kui palju teda üldse siis algselt oli perioodi alguses, kui palju teda sisse osteti, müüdi, liigutati välja, arvele võeti, maha kanti ja mis on tema lõppkogus. Ka kogus ostutellimustel tuuakse välja, kui ta on olemas. Aga seda laokogust tegelikult kuvatakse ka konkreetsete variatsioonide lõikes siis koguseliselt. Ka on siin koondaruanne, tuleb lihtsalt meelde jätta, et koondaruanne ei kajasta negatiivset ladu, et me eeldame, et ladu on positiivne, et koondaruandega olge ettevaatlikud. Ja laojääki võib võtta ka selliselt tootegruppide kaupa koondina, et sama häda on siin ka. Edasi arved ja laekumised. Arved ja laekumised saab siis jällegi valida vastava perioodi, põhimõtteliselt saab kitsendada ka kliendi, lao, kliendihalduri, kaupluste grupi ja müügiisikuga, aga arve siis ise või aruanne ise kajastab siis klienti, klient on kõik link, et selle võib lahti võtta kliendi ja vaadata kõiki arveid, arved on kõik lingid ja põhimõtteliselt näitab siis, kui palju see summa oli, kui palju sellest on laekunud ja kui palju laekumata. Lisaks on võimalik eraldi võtta välja üle tähtaja arved, see oli ka siis sealt kliendi alt võetavad. Põhimõtteliselt saab siia märkida siis, milline periood huvitab, et me võime ka siit, et meid huvitavad näiteks vaid need, mis on rohkem kui 31 päeva üle tähtaja ja vähemalt jätta mängust välja ja võtta siis üle tähtaja arved. Ta kuvab kõik need klientide lõikes siia välja, siit saab ka maksemeenutust välja trükkida siis, ja posti panna või siis e-postiga saata. Siia võib ka teatud kommentaarid, mis on tagasisidena saadud, et vot selle me vaidlustame või selle arve maksame jupiti või järgmisel kuul või kõik need lubadused, mis nende võlgadega siis antakse. Aga miks ka mitte mõni lootusetu võlg, mis on firma pankroti menetluse tõttu võimatu üldse kätte saada. Ja võib ka sellise ülevaatlikuna lihtsalt klientide võlad kokku annab siis summa, nagu palju mõni firma
võlgu on. Ja toob ka kliendigrupiti välja, siis et saab ka seda jälgida. Tooted. Antud aruanne kuvab siis koguseliselt kaupade liikumist antud perioodil, mis valitakse, et kui ma võtan siia jooksva kuu ja otsi võib-olla ka konkreetses laos, ma panengi tegelikult konkreetse lao ka siia juurde, siis kuvabki selle konkreetse lao siis liikumisi. No näiteks meil on akrüülvärv kollane, mille algjääkperioodi alguses oli 26 tükki, 4 oli broneeritud. Sellest 26-st sisse ei ostetud, teistest ladudest ka ei saabunud juurde, arvele ei võetud, küll aga müüdi 10 tükki maha, et siis justkui 16. Aga lisaks kanti ka 3 teistesse ladudesse ära, nii et laojääk on siis 13 ja seda bronni osa siis pole ka vabanenud, nii et seda bronni kuvatakse endiselt 4 tükki, et kusagil tellimustes on ta siis kinni. Miinus on see, et kuvatakse ainult siis koguselisi, et summasid ei kuvata, aga samas on ta jällegi hästi ülevaatlik. Kindlasti võib tekitada hämmastust, et miks siin on akrüülvärvid, positsioon 25, maatrikstoodetel ta ei kuva üldse liikumisi, sest nendel küll PIM-i all kuvatakse laojääki, variatsioonide jääki kokku, aga selles aruandes ei kuvata, sest tegelikult maatrikstoodet ennast siis ei osteta ei sisse ega ei müüda ega ei liigutata. Järgmiseks kliendiregister. Siit on võimalik võtta välja klientide aadressid, teha endale selline väike telefoniraamat nii-öelda või aadressiraamat, trükkida ta välja või panna kusagile faili või miks ka mitte siis PDF-i. Ja võib võtta ka e-maili aadressid. Põhimõtteliselt saab selle sama andmestiku laadida alla CSV formaadis. Avada see. Natukene kujundada nii, et paremini on näha, kus lõpeb kliendi nimi ja kust algab siis e-posti aadress. Võtta, kopeerida meili aadressid ja panna see oma meiliprogrammi kas Outlooki või Gmaili alla siis BCC väljale ja saata kas jõulutervitusi või mingeid kutseid laiali taolisel moel. Väljaspool siis ERPLit. Järgmiseks kassa ja laekumiste aruanne. Nagu sõna kassa juba ütleb, üldjuhul me eeldame, et sellisel juhul on tõepoolest kasutuses kassaprogramm, on ta siis ERPLis programmidest, kas tänaseks toetuse kaotanud WebPOS või TouchPOS, mis siiski mõningatel klientidel on offline POS või POS Berlin.
et kõik need kassad ja nende müügid siis tegelikult kajastatakse siin aruannetest. Kuid aruannet võttes on tegelikult võimalik ka määrata siis konkreetne periood, valin siia praegu tänase päeva, ja kui ma valin vaid lao ja võtan kassa ja laekumiste aruande, siis põhimõtteliselt ta kuvab kõiki selle laoga seotud ja see ei pruugi üldse olla kassaga seotud laekumised. Antud juhul ma võtan hoopis selle lao valiku välja, et siis ma näen palju rohkem, et näete, on ka ülekandega laekumisi hoopis põhilao dokumentidele, on sulaslaekumisi kassasse, maksekaardiga kassasse, et nii võtab ta kõik laekumised tegelikult kokku. Kuid valides konkreetse kassa ja võttes kassa laekumiste aruande, kuvab ta tegelikult samasugust aruannet, nagu kassast siis päeva lõpetades saadakse, et vaid kassast saadud maksevahendid sulas maksekaardiga, miks mitte ka kinkekaardiga, miks mitte kreeditarvega, kui on tehtud parandusi. Ja veel, kuna ta on mõeldudki kassa jaoks, siis tuuakse siia ka välja eraldi kassa sularaha arvestus, et kuvatakse siis kassa algjääki, päeva jooksul läbi müügi tulnud sularaha laekumisi, siis kõik kassasse täiendavad sissemaksud ja põhimõtteliselt lahutatakse maha kõik kassast tehtud eraldi väljamaksud. Nii saadakse nii-öelda päeva laekumised koos sisse- ja väljamaksudega ja koos siis hommikuse vahetusrahaga annab ta eeldatava summa päeva lõpuks. Kassas õhtul on raha loetud, on saadud täpselt sama palju ja nüüd seal ju määratakse ka, kui palju jääb järgmise päeva vahetusrahaks ja kui palju viiakse panka ära. Ja vastavalt siis ka need summad siin kajastatakse ja kui nüüd siis see eeldatav ja tegelik summa erinesid, siis tuuakse välja kas ülejääk või puudujääk vastava märgiga, tuuakse välja ka tehingute koguarv ja nii on siis ka raha kassas kontrollitav. Lisaks on võetav laekumised päevade kaupa, kuvab siis kõiki laekumisi päeviti, ehk ühe päeva kohta on siin üks rida, aga võttes jooksva kuu ja laekumised päevade kaupa kajastab siis kogu perioodi. Neid päevi, millal muidugi siis müüdud on ja laekunud on. Ja kassade koond on nüüd selline aruanne, mille alusel ju loetakse tegelikult kassas raha, arvestatakse eeldatavad summad kassas päeva lõpuks, ehk see eeldab kindlasti kassaprogrammi kasutamist, et muidu siia õigesti andmeid ei kuvata. Ettemaksud. Ettemaksud võivad olla siis kas müügitellimuste kinnituste alusel laekumised, mis on tellimusele peale viidud, või ettemaksuarvete laekumised, mis on ettemaksuarvetele laekumisena peale viidud. Ja programm võimaldab siis jällegi siia filtrisse anda siis kas konkreetset ladu, konkreetset ettemaksude laekumise perioodi ja antud ettemaksuarvetest arvete tegemise perioodi. Ja võttes siit ettemaksud, kuvatakse siis kõiki ettemaksude laekumisi. Antud juhul, kui me vaatame, on siin kaks esimest rida
siis sellised, millest on ka arve saanud, et ka arve osa on täidetud. Nimelt, kui ma võtan selle ettemaksu arve lingi lahti, siis ma näen, et tegemist ongi ettemaksu arvega, mis on aga arveks juba tehtud, ehk arve on sellest väljastatud. Tõsi, ta on sularaha arve, et kassast on siis sellest vormistatud nii-öelda sularaha arve. Ja sellega on siis põhimõtteliselt see ettemaksu arve lõpetatud. Kuna ta on nüüd arveks tehtud, siis selle ettemaksu 5,40 käibemaksu 90 senti põhimõtteliselt riigile maksma ei peaks. Ka sellel teisel real on siis täpselt samamoodi vaadatav, et antud juhul on siis tegemist tellimusega, et klient on siis tellimuse kinnituse alusel tasunud ja ka sellest on siis kassas tehtud sularaha arve ehk kaup on siis läbi kassa kliendile välja antud. Ja ka siin ei tule siis arvestada seda käibemaksu tasutavaks, sest ta kajastub juba üldises müügikäibe aruandes siis vastavate sularaha arvetena. Küll aga tuleb antud viimase rea ettemaksu arve eest, millel on siis laekumine ettemaksu osas ehk 50% peal, sest see ei ole selles perioodis arveks tehtud. Ehk summas 3 euri tuleb täiendavalt siis riigile maksta käibemaksu. Ja järgmine kuu siis vastavalt jällegi maha arvestada. Komisjonitasu, töötunnid järgmiseks. Jällegi saab siin filtriga määrata siis perioodi konkreetset kauplust või kaupluste gruppi, kui on palju kauplusi ja kauplused on omakorda pandud erinevatesse kaupluse gruppidesse siis määratud. Ja töötundide aruanne siis kajastab sisse- ja väljaregistreerimiste vahelist aega. Antud juhul ei ole neid sisse-välja registreerimisi just väga pikalt harrastatud. Ta tugineb siis kõik seaded kasutajad ja tööaja registreerimised andmestikul, mida saab siis käsitsi ka vajadusel korrigeerida, et selle isiku poolt, kellel on õigus, et kui siin on nüüd viga tehtud, siis põhimõtteliselt võib seda sisseregistreerimise aega muuta või väljaregistreerimise aega muuta, aga see siis selle arvestuse aluseks tegelikult on. Et võib-olla kommentaariks ütleks, et kui teha, siis järjekindlalt ja kui järjekindlalt ei suuda, siis ei tasu seda töötundide arvestust üldse pidada. Komisjonitasu järgmiseks. Komisjonitasu eeldab seda, et me oleme kõigepealt seaded üldseadistused alt komisjonitasu seadistanud, et meil tuleks tegelikult määrata, mille alusel seda komisjonitasu arvestatakse. Nimelt on siin määratav siis, et kas on komisjonitasu protsent või komisjonitasu summa, mille alusel arvestatakse. Esimesel juhul on siis kas kõikidel töötajatel üks ja sama protsent või on ta seaded töötajad all siis igal konkreetsel töötajal personaalselt määratud protsendiga.
ja aruanne siis vastavalt toob välja antud perioodi komisjonitasu ja kuna siin praegu ka on see 10% komisjoniks, siis ta toob siia iga töötaja kohta siis netomüügi summa ja vastavalt võtab sellest siis 10%. Võib ka võtta veidi teistsugusel kujul komisjoni tasu jaotamise aruanne, et siin siis on ka juba näha need konkreetsed tehingud, kust see kõik kokku tuleb ja mismoodi teda siis ka jagati. Lisaks on siin võetav müük teenindajate kaupa. Seda kõike vaadata üle, veel kontrollida. Teenindajate ja toodete kaupa. Siia tuuakse siis ka tegelikult need tooted juba välja. Võib-olla olulisem on see aruanne siis, kui ta on toodete lõikes komisjoni tasu määratud. Ja müük tooted või töötajate lõikes tooted, teenused, teenuste materjalikulu siis toob sellisel kujul. Järgmiseks siis kupongid, kinkekaardid. Siit on võimalik valitud perioodil võtta, valin siia tänase päeva, kupongide, kinkekaartide ja arvelduskrediidi aruannet. Et ta näitab siis kõik täna automaatselt välja trükitud kupongid. Antud juhul neid lunastatud ei ole, et lunastamise koha peal on siis tühi. Siis kuvab müüdud kinkekaarte, kuna kinkekaardiga jällegi keegi ei maksnud, siis lunastatud kinkekaarte ei ole ja arvelduskrediiti ma ei kasuta ehk võlgu müümist ja seega ka siit siis informatsiooni välja ei tule. Ka on võimalik siit võtta aktiivsed kinkekaardid ja antud hetkel on siis 2 kinkekaarti, mis on omavad saldot ja mida võib siis veel kasutada. Edasi inventuurid. Siia kuvatakse kõik inventuurid, mis antud perioodis on tehtud. Aktide kaupa toob ta siis välja antud perioodi nii puudu kui üleolevate kaupade kogused, võrreldakse siis laos olnud kogustega ja tuuakse kõik vahed välja. Et miinusega on siis puudujääk ja plussiga ülejääk. Ja vastavalt siis tuuakse välja ka üleolevad kaubad, ehk siis ainult need, mille laokogust leiti rohkem kui pidi olema. Ja puudu olevad kaubad, millel siis oli midagi kaduma läinud. Ehk inventuuri koondid on siis kõik sellised võetavad. Alati võib siis ka konkreetsed aktid muidugi inventuurile juurde välja trükkida ja ka need on siis raamatupidamise aluseks. Edasi ma jätan praegu ekspordi raamatupidamisse vahele, võtan siit sellise aruande nagu töökäskude aruanne. See huvitab konkreetselt neid kliente, kes kasutavad töökäskude moodulit, ükskõik kas siis seadmete või sõidukite oma
ja siia tuuakse välja siis kõik töökäskudele märgitud tööd ajalises arvestuses, et ilma laoarvestuseta tooted teiste sõnadega. Detailaruanne toob välja konkreetsed dokumendid, konkreetsed tööd, tegevused, mille üle arvestust peetakse. Lingiks on siin nii töökäsk kui sellest vormistatud arve, et antud juhul siis 4 tundi ja kuna antud arvel oli siis kokku summa 40, siis seda ka kajastab. Ja koondsumma kuvab siis vastavalt tundide arvu, mis on siis töökäsule märgitud. Edasi raamatupidamise jaoks informatsiooni. Kõigepealt, kui kasutatakse ERPLI-Booksi, siis raamatupidamist käivitatakse siit raamatupidamise alt, mingisugust eksporti teha vaja ei ole, vaid hoopis raamatupidamise programmist tehakse teatud info sünkimine ja need andmed loetakse siis ERPLI müügi- ja laomoodulist raamatupidamismoodulisse sisse ja edasi toimetataksegi raamatupidamise programmis, et võetakse erinevaid aruandeid sealt, võetakse bilanss välja, et kogu toimetamine toimub ainult ERPLI-Booksi poole peal. Kuid neil, kes ei kasuta ERPLI-Booksi, on siis võimalus juhul, kui kasutuses on kas Hansabooks, Verb, QuickBooks või Merit Activa, teha teatud dokumentide eksport ERPList ja siis käsitsi nende failide laadimine juba raamatupidamise programmi alt. Kõige täiuslikum on see liidestus Hansa programmi korral. Nimelt esimese asjana seadistatakse siis Hansa Books või Hansa Financial kontod. Need seadistuse võimalused on siin kõik näha, et tuleks siis vastavad Hansa kontonumbrid siia anda. Ja kindlasti tuleb siis seadistada seaded, kõik seaded, müügiarvetes seaded ja käibemaksumäärad all vastavad raamatupidamise koodid. Ja siis on juba aruanded ja kas ekspordi raamatupidamisse või siit menüü alt ekspordi raamatupidamisse alt võetav vastava perioodi ja koos siis kliendid ja arved, need loetakse samas järjestuses, need failid siis juba Hansas sisse, juba Hansal ja koos ka hankijad ja ostuarved. Ja need samamoodi siis imporditakse samas järjestuses siis otse raamatupidamisprogrammi. Kui nüüd nendest aruannetest ei aita, et veel on aruandeid vaja,
siis aruande generaatoriga saab teatud aruandeid juurde genereerida. Siin tuleks kindlasti arvestada teatud piirangutega, mis ei ole paraku ületatavad. Nimelt ei ole võimalik saada korraga kasutada müügi ja ostu või erinevaid nii-öelda tabeleid, mis on täiesti erinevad, mis ei ole omavahel ka mitte mingit moel seotud. Ja alati võite tutvuda aruande generaatori aruannete loomisega meie juhenditest abi.terpli.com, et siin on siis aruande generaatorist juttu. Aruande generaatoril on täiesti eraldi juhend, et võib siit lugeda ja proovida pusida, aga kui see tundub liiga keerukas, siis alati võite pöörduda kas abi@terpli.com või support@terpli.com aadressil ja täpsustada, kuhu kontole, millise valikuga ja milliste valikutega ja millist tulemit siis oleks vaja. Ja vastavalt on siis selliseid eriaruandeid võimalik teha, mida kõik on siis Excelisse eksporditavad. Tänan tähelepanu eest, sellega ma ka lõpetaks tänase aruannete koolituse.